Lugupeetud külalised, head Peugeot-sõbrad. Mul on väga hea meel näha teid siin traditsioonilisel autosporte aastalõpuüritusel. Nagu paljud teist teavad, on Peugeot käsil 3. aastas. Nimelt sellel aastal tähistas Peugeot oma 201. sünnipäeva. Samuti mul sellel puhul hea esitada teile etendust Peugeot lugu. Mul on meeldiv näha siin palju inimesi, kes on juba sõitnud üle 10 aasta Peugeot'ga, aga on ka neid, kes alles esimest aastat Peugeot roolis. Ja siinkohal on mul hea meel kutsuda lavale härra Hendrik Kerge, kes on Peugeot roolis juba saatnud üle 10 aastane. Tänan kutse eest. See on minule suureks auks esineda tänases eksklusiivses ja erakordses etenduses Peugeot lugu. Ja nii kui mulle ettepanek tehti, istusin mina maha ja koostasin käsikirja. Mis käsi? No, etenduse käsikirja, näitemängu käsikirja. Sai ju kokku lepitud, et täna esitame, õigemini tutvustame selle näitemängu käsikirja. Mis moodi? Nii nagu tänapäeval teatriilmas on kombeks, loeme. See on hetkel väga moodne trend. Näitemänge ette lugedes tutvustatakse tulevasi etendusi ja nagu kutsetel oli juba kirjas, tuleb juttu ka teravatest hammastest. Need teravad hambad said alguse juba 1812. aastal ja on teravad tänase päevani. Näitemängus on 2 tegelast, küsija ja vastaja. Kuidas see nüüd? No tähendab sedamoodi, et teie oleksite härra Toonekurg vastajaks, vastaja rollis ja mina teie lahkel loal oleksin küsija. Näete, ei, võtke siit see käsikiri. Ei, selles pole mitte midagi hullu, siin on ilusti kõik kirja pandud ja kui tundub, et midagi on vajaka, siis võib ka improviseerida. Mida? No seda, mis on jäänud käsikirja teie arvates paika panemata. Sealt ülalt servast alustaksime, teie küsite minult. Aga mina pidin olema vastaja. Ja, õige. Aga näitemängu käsikiri algab sellest, et teie küsite minu käest. Selline, nüüd sain aru. Mitu aastat Peugeot staaži teil on ja millised on kogemused? Tänan küsimast. Sõidan juba 10 aastat ja vägagi edukalt. Kuid lubage, härra Toonekurg, ma kalduksin veidi peateemast kõrvale. Lapse ja noorpõlves asus minu tuba kohe köögi kõrval. Ja igal hommikul äratas mind üks kindel heli, mida tekitas kohviveski. Kui olin juba eas, mil kohvi pakkus mulle. Oskasin kohvist lugu pidada, tõusin üsna kiiresti üles, sest teadsin, et varsti saab värskelt jahvatatud, aromaatset, hästi lõhnavat kohvi. Ja muidugi ei äratanud mind mingi elektrikohviveski, vaid see Läti oma. No ja seda mäletan mina hästi. Snaige oli veel nimi ja seda oli küllaltki raske kaubandusvõrgust hankida. See heli, mis mind äratas, oli hoopis üks vanaaegne kohviveski, üsna suur ja vahva puukast, metallist lehtri ja vändaga. Kas midagi sellist? Jah, vägagi sedamoodi. Ainult, et see ülemine osa oli meie kohviveskil selline lehtrikujuline, aga muidu on kõik väga sarnane, nii kast kui vänd. Aga oot, mida see nüüd siis tähendab? Teatris ja televisioonis olen mina küll harjunud sellega, et otse kui iseenesest mõistetavalt on kõik olemas, nagu öeldakse, klaver põõsas. Aga kuidas see kohvimasina pilt nüüd siia autode sekka, otse kui kogemata klaverina põõsas on sattunud? No see klaver siin autode põõsas ei ole siin tegelikult üldse juhuslik. Oli ju kohviveski üks esimesi asju, mida hakati Peugeot nime all toodama. Ja
Ja oota, et siinkohal oleks nüüd sobiv rääkida teravatest hammastest. See tähendab Peugeot saagidest. Samal aastal, kui kuulus Prantsusmaa imperaator Napoleon algas sõjakäiku Moskoovia maa vastu ja see hiilgavalt, jutumärkides hiilgavalt, läbi kukkus samal aastal, siis aastal 1812 hakkas Peugeot tootma saage ja temal ei kukkunud midagi läbi. Kõik toimib tänase päevani. Kuid mitte ainult saage. Kas pole hämmastav tööriistakomplekt? Ja see on suurepärane tõepoolest. Mul poleks sellise vastu ka tänasel päeval midagi. Kindlasti oleks nende tööriistadega väga hea tunne tänagi tööd teha. Just nimelt, see ongi olnud Peugeot logo alates algusest. Excellence ja emotion, ehk et siis suurepärane kvaliteet ja rõõm nende tööriistade käsitsemisest. Nojah, maakeeli siis, see tähendab prantsuse maakeeli. Excellent et emotion. See on ehk nende edu saladuski. Või siis veel mõningaid kodutarbeid, nagu näiteks pipraveskid. Oi, need on ju need juukselõikamise vanaaegsed käärid, ma pärast seda käisin juukselõikus saamas. Ja õmblusmasin? Jaa. No, see on ju, kuulge, krinoliin. Estonia teatrist on selline nähtus mulle vägagi tuttav. Mu endagi lavastuses Mozarti teatri direktoris kulgesid ooperi primadonnad, muide nemad ei kõnni, nemad just nimelt kulgevad mööda lava ja nemad kulgesidki kleitides, mis toetusid taolistele krinoliinidele, aga seda mina ei teadnudki, et Peugeot on ka neid valmistanud. Tõepoolest, sõiduriistoneni jõuti alles pärast nende huvitavate toodete loomist. Nii on, kuid olgem siiski järjekindlad. Prantsusmaa oma kauni looduse ja soodsa kliimaga on praegugi suuresti ka põllumajandusmaa. Selline on ta olnud ju läbi aegade ja võib arvata, et Peugeot suguvõsa tegeles oma kaugemas ajaloos pigem põllumajandusega. Ja selle suguvõsa lugu ulatub sajandite taha. Nimelt arvatakse selle algust aastast 1532, mil tõesti tegeldi põllumajandusega. Aga Peugeot olid ka käsitöölised, kangrud, värvalid. Alates 1734. aastast pöördutakse juba töönduse poole, kuni tähelepanuväärselt 1810. aastal. Kaks venda, Jean-Pierre Teine ja Jean-Frédéric Peugeot, rajavad koos oma õimehega terase tootmiseks valupoja. Ja, nii et areng on siis teraviljas kuni teraseni. Väga õige. Siit 1810. aastast saab alguse Peugeot perekonna metallurgia, terasetööstuslik ajastu. Tootmine oli väga edukas. Näiteks aastal 1824 100–150 kilogrammi terast päevas. No, ja sel uuel ajastul hakatigi looma neid huvitavaid tooteid, mida me siin mõni hetk tagasi vaatasime. Kuid me tunneme Peugeot tema lõviga ju kõigepealt ikkagi autodes. Ometi ma ei usu, et kohe pärast kohviveskeid jõuti autode tootmiseni. Ega ei jõutugi. Muide, olgu veel öeldud, et see kohviveski, mis siin oli näha, pärineb aastast 1840. Aga esimesed Peugeot sõiduristad olid jalgrattad. Lisagem seda ka, et paralleelselt ratastega ja hiljem autodega toodeti edasi tohutu populaarsuse saavutanud kohviveskeid, korsette, saage, terasvedrusid, vihmavarjukasse ja muud taolist. Näiteks õmblusmasinat aastani 1936. Aga millal ilmus embleemina lõvi, kes symboliseeri jõudu, kiirust, osavust, nõtkust ja seega kvaliteeti? Juba 1850. aastal. Need olid vennad Jules ja Emile Peugeot, kes tahtsid, et Peugeot tooted oleksid tarbijale selgelt äratuntavad teiste omasuguste seas. Et kui sa leiad selle sae pealt näiteks lõvimärgi, siis sa saad kindel olla tema kvaliteedis.
lõvihammaste teravuses. jah, ametlikult registreeriti lõvi kaubamärk 1858. aastal. muide, aastate jooksul on see lõvi muutunud vastavalt sellele, missugustele toodetele on teda paigutatud ning alati ka ajaga kaasas käinud. kõige värskem lõvi on pärit aastast 2010 ning nüüd on ta veelgi lihtsam, jõulisem ja dünaamilisem kui kunagi varem. aga kes Peugeot perekonnast pani aluse autotööstusele? see mees oli Armand Peugeot. jalgrataste laialdane menu ärgitas teda edasi pürgima. ajal, mil mootorid hakkasid maailma valutama, tundus loomulik ka ratastel sõiduki motoriseerimine. Armand Peugeot arvas, et võimalik oleks kasutada 3 või koguni 4 ratast sõidukil, kuid millist kütust kasutada, bensiini. Esimene Peugeot nimekandel 3-rattaline mootorsõiduk ilmus 1889. aastal ja kandis täisnime Sepoyer Peugeot, sest oli arendatud koos Leon Sepoyer. 2 aasta pärast aga, 1991. aastal, kutsuti juba uus Daimleri mootoriga 4-silindriline Peugeot jalgrattarallile Pariis-Brest. jalgrattarallile? Täpselt nii, see on 1200-kilomeetrine sõit, kuid Peugeot kutsuti sinna rattaid saada. Sellel sõidul oli võimalik iga 100 kilomeetri tagant tankida ning kasutada mehaanikute abi. Ning sellel sõidul oli autol meeletu kiirus, keskmine kiirus 14,7 kilomeetrit tunnis. ütle nüüd küll kihutus. Ettepanek oli Armand Peugeot'le kui kaeva kinnitus. See andis võimaluse väga populaarsel võidusõidul tutvustada autot, mis oli küll juba aasta vana, kuid sedavõrd haruldane praktiliselt tundmatu. See sõit sai loomulikult suurt vastukaja meedias, oli triumf. Esimest korda oli mootorsõiduk sõitnud läbi terve Prantsusmaa. Sõiduk läbi edukalt ka tagasiteed ja tõestas veenvalt, et autotranspordivahendil on tulnud, et selleks jääda. Küllap tajus siis Armand Peugeot'i ise kõigepealt ja samuti teised, kes olid asjaga seotud, et automobiil kui selline saab põhjalikult muutma saabuvat 20. sajandit. Autode ajastuga algas suur ja imeline seiklus, mille lõppu pole õnneks tänagi näha. Jah, võiks välja tuua mõningaid momente sellest pikast autoloost. 1904. aastal presenteeris Armand Peugeot esimest PP Peugeot, 1-silindrilise mootoriga sõidukit. Mina muideks usun, et 5 või 10 aasta pärast on meil siin tänavatel jälle 1-silindrilise mootoriga sõidukit. Selles ei ole midagi imelikku. Kõik vana on ja mõne aja pärast jälle uus. Kuid 1913. aastat võib lugeda omamoodi pöördeks autode tootmise ajaloos. Paar aastat enne seda oli Robert Peugeot'l peas sündinud mõte luua kallite luksusautode kõrvale ka odavam. Neile, kelle kukkur oli veidi kerge. Kaasanud Itaalia tehnika geeniuse Bugatti luuakse PP Peugeot, mis on oma 1904. aasta eelkäijast täiesti erinev. Ühelgi teisel autotootjal sellesse usku polnud. Ometi müüdi aastal 1913 kuni 1916 PP Peugeot 3095 tükki. Väiksema sissetulekuga inimesed võtsid selle auto rõõmuga omaks ja see sai populaarseks, nagu Robert Peugeot oligi arvanud. Siit punktist algas autotootmise uus strateegia. Ja kui kaua see kesta ei saanud, sest juba peagi 1914. aastal algas esimene ilmasõda. Arvata on, et tootearendus ja sõiduautode tootmine pidi taanduma sõjatööstuse vajaduste ees. Küllap vajati rohkesti veoautosid, tankimootorid, pomme, mürske, lennukimootorid, suurtükke, relvi. Ometi toodeti esimese ilmasõja ajal 1000 mootorratast, 63 000 jalgratast, 3000 autot, 6000 veoautot, 1400 tankimootorit, 10 000 sõjalennukite mootorit ning 6 miljonit pommi ja suurtükimürsku. Mis saab pärast sõda? Peugeot laiendab tööstuslikku tootmist. 1921. aasta kvadrillett kinnitab kompanii ambitsiooni demokratiseerida mootorsõidukid.
et teha see veel laialdasemalt kättesaadavaks. Päevaülesanne on innovatsioon, kompanii poolt leiutatud kokkurullitav katus ja auto aerodünaamilised vormid iseloomustavad loojate innovaatilist vaimu ja oskust moodsalt aegadega kaasas käia. Mulle on alati meeldinud ja huvi pakkunud läinud sajandi 20. ja 30. aastad kahe ilmasõja vahel, kui üks suur sõda oli juba lõppenud ja teist ei osanud mitte keegi veel ette näha. Pidi ju too suur sõda olema kõikide aegade viimane. Inimesed tahtsid jälle elust rõõmu tunda, seda nautida. See kajastus nii kujutavas kunstis, teatris ja muusikas, kui ka loomulikult neis võluvais. Praeguse pilguga vaadates armsalt vanamoodsates autodes, millele nüüdki meie pilgu hetkel sõidame. Ja siis algas uus sõda. Sašoos asuvad tehased okupeeriti sakslaste poolt juba 1940. aastal ja 1943. aastal pommitasid Briti õhujõud. Ja kindlasti oli raske 1944. aastal pärast okupatsioonist vabanemist taas alustada autotööstust. Aastaid 1948 kuni 1973 võib pidada suureks toibumise ja kosumise ajaks. Vaatamata teises maailmasõjas saadud purustusele alustas Peugeot oma ajaloo uut lehekülge. Juba 1948. aasta tähistab uue auto 4-silindrilise mass toodangu mudeli sündi. 1956. aastal võeti Peugeot suurimas ja vanimas Sašoo tehases kasutusele arvutiseeritud hankesüsteem. Mõned siin meil naljahamad ütlevad, et see sama arvutiprogramm, millega tükki sisse ostati, kasutavad siiamaani. No las see jääb naljahammasta vastutusele. 1959. aasta tähistab aastat, mil Peugeot laskis käiku esimese masstoodangust diiselauto. Aga kui lubate, ma läheks korraks tagasi 1930. algusesse. Siis oli meilegi, ma arvan, siin viibijatele hästi tuntud finantskriis. See tähendas seda, et 1930. aastal toodangumaht 43 000 tükki kukkus Peugeot toodangumaht aastaks 1932 mahule 28 000, nagu ka teistel autotootjatel. Vaatamata sellele suudeti välja tuua mudel Peugeot 301 Eclipse, mis on siiani tuntud oma kupee kabriolet katuse poolest. See on see lahti käiv katus või? Täpselt nii. Ja see on selline lahendus, mille eest Mercedes siiamaani Peugeot'le litsentsi kasumas. Prantslased ütleksid selle kohta formidable. Emakeeli suurepärane, vapustav, enneolematu. Aastatel 1974 kuni 1989 tormati edasi kui näljane lõvi. Ajal, mil naftakriis oli raputamas autotööstus, jõudis Peugeot oma Citroeni ja Chrysler Europe'iga suure jõuline. Aaret laiendati mitte üksnes Euroopas, vaid ametlik esindus avati ka Hiinas. 1988. aastal sai Peugeot 405 aastaautogi. Jah, kui ma seda käsikirja koostasin, siis jäid mulle silma mõned tähelepanuväärsed arvud. Lubage ma kohe teile esitlen neid. 20. sajandi lõpuaasta 90. hakkasid teed rajama 21. sajandisse. 90. edukamad mudelid olid Peugeot 205,
mida toodeti aastail 83 kuni 99 5,3 miljonit. Samuti Peugeot 405, mida toodeti aastail 87 kuni aastani 99 2,5 miljonit. Siis tuleb veel mainida Peugeot 405, siis veel tuleb mainida, Peugeot 504 ja 505, mida toodeti ajavahemikus 68 kuni 99 aasta, kokku üle 5 miljoni ja veel 95. aastal tuli Peugeot 406 ning aastal 98 Peugeot 607 ja Peugeot 206, mis on tänaseni tootmises ja mida on valmistatud üle 7 miljoni. Aga arvudeks. Üks teema tuleks Peugeot puhul siiski veel ka lahti rääkida ja see on nimelt sport. On ju lõvibränd alati kerglikult sportima kutsunud. Peugeot on olnud läbi ajaloo sporditoetaja tennises ja golfis ning aktiivne osaline mootorispordis. Üks märkimisväärsemaid mudeleid on olnud Peugeot 205 Turbo 16. See auto oma 200 hobujõulise mootori ja kerge kaaluga on hinnatud maailma üheks kiiremaks seeriatootmises olnud autoks. Sellel autol näiteks võitis WRC maailmameistritiitli Timo Salonen aastal 1985 ja Juha Kankkunen aastal 1986. Ja meie seaski on üks inimene, kes on sellel autol läbi sõitnud Soome 1000 järveralli. Ja kes see on? Georg Valdet. Meie lugupidamine teile, lugupeetud rallisõitja Georg Valdet. Meie värskemast ajaloost teame aga kõige paremini kindlasti Markus Grönvald, kes Peugeot 206 WRC võitis WRC maailmameistritiitli aastatel 2000 ja 2002. Värskemast ajaloost meenub kindlasti aasta 2007, kui Marko Märtin meie Lõuna-Eesti Peugeot EOS rallil võitis Peugeot 307 WRC ning selle suvine Lõuna-Eesti ralli, kus osales edukalt Peugeot Sport Baltic tiim, autol Peugeot 207 Super 2. Kui vaadata veel maailmas, siis ei saa kindlasti mainimata jätta väga tuntud Le Mansi 24 tunni sõitu, kus Peugeot diiselautol Peugeot 908 on kõikidel viimastel aastatel võetud poodiumikohad. No nii. Kui tänane väike ekskursioon Peugeot ajalukku ärgitas kedagi Pariisist Peugeot muuseumi otsida, siis võib vihjena öelda, et see muuseum ei asu Pariisis. Musée de l'Aventure Peugeot, siis muuseumis viib meid Peugeot seikluste maailma, asub Sochaux. Aga Pariisis, Champs-Élysées asub ja leiate uue 2010. aastal loodud Peugeot keskuse Peugeot City. Ja selle Peugeot City lähedal ümber nurga on aga Peugeot fännide klubi. Muideks, härra Kergemann, jah, 6 aega tagasi te külastasite Pariisi ja leidsite seal kõrvaltänavast veel ühe Peugeot jaoks olulise koha. Ja, mul oli selline võimalus minna poole sajandi järel oma nostalgilisele reisile, kui ma seal 64. aastal mitu kuud esinesin, aga see selleks, ma tahtsin hoopis sellel külaskäigul külastada Peugeot peakontorit ehk siis ta staapi ehk kuidas seda täpsemalt nimetada. Peakontorit, jah. Peakontorit. Ma teadsin, et ta asub Triumphikaarest algaval tänaval, see on siis Charles de Gaulle'i praeguse nimega väljakult ehk kunagiselt Place de l'Étoile väljakult, tal on selline tänav Grande Armée. Ja majas number 75 pidi see peakontor asuma. Jalutan, jõuan juba kusagile 65. numbrini, mõtlen, varsti ongi siin vasakut kätt kohe ka Peugeot 75, vaatan 69. maja ja kohe 69. maja numbri järel on 75. Selgus, et see peakontor võtab enda alla 6 maja numbrit
Tallinn oli küllaltki imposantselt pikk ja küllaltki imposantselt kõrge, 5-6 korrust. Läbi esimese 2 korruse selline uhke Peugeot keskus, kus olid viimased mudelid välja pandud, lisaks muidugi kõik need jalgrattad, mopeedid ja mootorrattad, autod mitmel tasandil, nii põrandal maas kui õhus keerlevad, ühesõnaga väga imposantselt mulje jättis, aga see selleks. Muide, siin oleks kohane küsida, et milline Peugeot markidest on Eestis kõige rohkem ostetud? Selleks mudeliks on kindlasti legendaarne 206, mis valiti ka omal ajal aastaautoks ning mida müüdi üle 100 tüki kuus. Ja kindlasti on ta ka üks enim müüdud automudeleid üldse Eestis. Milline on Peugeot tänane päev? Tänase päeva Peugeot sloganiks on Emotion and Motion, mis tähendab siis seda, et Peugeot valmistades teile autot, jalgratast, mingit muud liikumisvahendit, ei anna teile liikumisvahendit punktist A punkti B, vaid te saate sellega kaasa ka emotsiooni. Emotsiooni selle väljanägemisest, selle sõiduomadusest, selle interjöörist. See on esitatud inimese jaoks, kes sellega sõidab ja et ta naudiks. Nojah, maakeeli, see tähendab prantsuse maakeeli, oleks see slogan siis emotion, etmotion, mis tähendab ju täpselt seda sama. Täpselt nii. Lisaks sellele on Peugeot Grupp Euroopa suuruselt teine autotootja, tootes 4 miljonit ühikut aastas. Ja loomulikult on oluline ka keskkonnasõbralikkus Peugeot jaoks tänasel päeval. Meie jaoks praktikas väljendub see järgmisel kevadel siiani jõudvate mudelitega Peugeot 3008 hübriid ja Peugeot 508 RX-H, mis esimesena maailmas kasutavad diiselhübriidajamit. Lisaks sellele on Peugeot olnud läbi aegade väga edukas väikeautode tootja. Nagu me teame mudeleid 205, 206, siis järgneva aasta aprillis on meil rõõm turule tuua Eestis Peugeot 208. Ja milline on Peugeot homne ja ülehomne päev? Peugeot on olnud ja on alati tehnoloogilise innovatsiooni eesliin. Samas mitte unustades seda sama sõitmise rõõmu ning kindlasti on läbi märksõna keskkonnasõbralikkus nii tänases, homses kui ülehomses päevas. No nii, tänan. Ja siinkohal lõpebki meie tänane erakordne ja eksklusiivne etendus Peugeot lugu, kuid kestab edasi ilma näitemänguta. Nii täna kui homme ja ülehomme ja ülehomme. Oli huvitav lugeda, oli huvitav mängida, loodetavasti ka huvitav vaadata. Härra lavastaja, enne kui me lõpetame, oleks mul teile anda üle üks eksklusiivne Peugeot. Ma võtan selle siit karbist välja, et seda natukese lähemalt näha. Mis te arvate, mis asi see on? Mul kohe ei tule meelde, aga vist on see sama kohviveski mudel, millest kunagi algas Peugeot üks suurepärane lugu. Peaaegu nii, aga see on nüüd kaasaegne pipraveski. Pipraveski. No mina olen väga tänulik Peugeot'le ja teile ka ja kõigile teile. Lugupeetud külalised, suur tänu teile!